Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 13 kuni 19 juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Esimene kaart on mõõkade 2. Mõõkade 2 on selline kaart, mis ütleb, et tuleb valida. Edasi liikuda te ei saa, kui te pole valinud. Mina ei tea täpselt, mis probleem teil on, aga kui ma kaartide peale vaatan, siis on see kuidagi seotud rahadega ja raha küsimisega. Et kas teil on nüüd mõlgub meeles mingi projekt, mida te üksinda finantseerida ei suuda ja te vajaksite pisut laenu. Sellest raha projektist või sellest rahavajadusest räägib mulle järgmine kaart ja see on müntide 6. Müntide 6 ütleb tegelikult seda, et kui teil on, mida jagada, siis tehke väikeseid kingitusi, et see nagu on alati meeldivam, kui kelleltki raha küsida. Aga kui teil on vaja raha küsida, siis ärge häbenege seda teha. See võib olla ka mingi aeg näiteks või ega energiat ei saa teistelt laenata, aga abi võite ju paluda, et keegi aitaks teid, kui teil on see raha olemas. Ja ma saangi aru sellest nii, et te olete praegu kahe vahel. Kas seda laenu võtta, kas abi paluda või mitte, või jätta üldse see projekt sinna paika. Aga otsus tuleb teil teha, mida te siis otsustate, küllap siis ka universum on teile toeks. Ükskõik, kas te siis otsustate seda projekti käivitada või ei otsusta. Universum toetab teid igal juhul, aga ilma otsustamata ütlevad kaardid edasi minna ei saa. Teil on piisavalt tarkust. Edasi tuleb teil sauade 7. Sauade 7 ongi iseenda seisukohtade kaitsmine. See võib olla teiste inimestele nagu tõestamine, et milleks teil on seda vaja, mida te teha plaanite, kui palju teil oleks nagu lisaraha vaja. See võib olla ka seesama sisemine konflikt, et te pole nagu ei suuda ära otsustada. Aga olge mureta, selle otsuse te teete siiski ära, sellepärast, et ülemise rea viimane kaart on hermiti kaart. Hermit minu jaoks on erak, selline, kes läheb kuhugi, mõtleb sügavalt asjade üle järele ja jõuab selgusele. See on nii nagu inimene istub pimedas toas, juurdleb seal omi asju, võib-olla ma ei tea, mille üle ta seal pimedas toas mõtleb. Ja siis tuleb keegi uksest ja paneb tule toas põlema. Vaat siukene efekt peaks olema sellel hermiti kaardil ka. Et järsku, nagu täiesti tühjast kohast läheb teil lamp peas põlema ja saate täpselt aru, kas teha või mitte teha. Et hermiti kaart on selles mõttes väga hea, et ta nagu, vahest on meil elus nii, et lihtsalt nagu tõesti tühjast kohast tuleb see mingi kas äratundmine või vastus küsimusele või et pärast mõtlete, et kuidas ma selle peale nagu varem ei tulnud. No vähemalt minul on küll nii olnud. Ma olen juurelnud nädalaid selle üle, kas teha või mitte teha või mis on see lahendus mingisugusele keerulisele küsimusele. Ja siis nagu täiesti tühjast kohast tuleb nii lihtne lahendus või nii lihtne nagu vastus, et ma tõesti imestan siis, kui see on käes, et kuidas ma varem selle peale ei tulnud, see on ju nii lihtne. Nii, allreas on teil siin nagu väga sellised tugevad kaardid. Teil on keisrinna, ülempreest rinna. Ülempreest rinna ütleb seda, et see on seesama küsimus, et kas ma lähen ja teen seda või ma ei tee seda. Ülempreest rinna kaart räägib seda, et teil tegelikult on kõik vastused olemas iseenda sees. Ja kui te nüüd selle heraku ehk hermiti kaardiga natukene mõtlete, aja maha võtate korraks, ei jookse nagu orav rattas, vaid võtate korraks aja maha, siis te saategi aru, siis tulebki seesama lamp peas põlema ehk see vastus tuleb kohe teie seest. Teil on see olemas, teil lihtsalt pole olnud aega juurelda. Pole aega olnud vaikselt istuda ja mõelda, mediteerida, nagu nad ütlevad. Istute vaikselt selg vastu, ma ei tea, puud, mediteerite, keegi teid ei sega, linnud võib-olla laulavad ümberringi ja siis tuleb ka see mõte. See tuleb pähe, see vastus tuleb teile endale pähe.
sest et ta on teie sees juba olemas. Siis on keisrinna, no keisrinna on selline naine, minu jaoks on tema tingimusteta armastus. Keisrinna armastab küll kõiki, tõesti armastab linde, loomi, inimesi. Keisrinna on see naine, kes hoolitseb selle eest, et elu võiks jätkuda. No siis on tema ka väga hea liitlane, kuna teil on mingi küsimus, tuleb teha valik. Siis on keisrinna ka väga hea liitlane selle valiku tegemisel. Tema võib-olla näitabki teile kuidagi viisi seda teed, mida teha. Näiteks kas või seda, et mis juhtub siis, kui ma jätan selle tegemata. Ei võta seda laenu, no ma toon selle lihtsalt näiteks, et ei võta seda laenu. Mis juhtub siis, kui ma ei võta laenu ja mis juhtub siis, kui ma võtan laenu. Et näitab võib-olla teile ka seda nagu mõlemat varianti ja siis te saate võib kergemini valida. No igal juhul tuleb see selgus. Teie sisemine, kuidas ma ütlen, sisemine mina või temal on tegelikult kõik juba selge, ainult et te kuidagi ei kontakteeru omavahel. Et ta võiks teile öelda, kas teha või mitte teha. No ja viimane kaart ei ole väga tore kaart, sest see on mõõkade 3 ja mõõkade 3 on südamevalu. No ta võib olla ka suur mure. Te võite olla täiesti vabalt mures sellepärast, et te lihtsalt ei suuda ega oska valida ja käitegi murepilv pea kohal ringi, näost ise ka sünge. Mitte miski ei tee enam rõõmu, sest te ei suuda valida. Noh, ma loodan, et see nädal igal juhul toob teile selgust. Vot selline lugemine tuli teile, armsad kalad. Võtke või jätke. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.